tere ka minu poolt. Mul on siis rõõmus ülesanne viimane alla ja seista teie ja teie kodutöö vahel. Nii et katsun teha ruttu, nii palju kui võimalik, aga siiski sisukalt. Nagu öeldud, valdkonnajuht telekomist tulenevalt on pigem aktiivse tarkusest jutt ja tehnoloogiast ja kommunikatsioonist. Taustast veel nii palju, et nagu eile alguses sai mainitud, telekomil on väljas targa kodu teenus ja nii edasi. Me oleme seda nüüd opereerinud nii Eestis kui Soomes 1,5 aastat juba, et sealt on ka tulnud hulka teadmisi. Aga hakkame sellest peale. Niisugune küsimus, et kuhu internet on teel? Internet of Things on niisugune sõnakõlks, mis kostab igalt poolt läbi. Väga paljud kasutavad, väga paljud tegelikult ei ole korra lahti mõtestanud, aga mis seal taga siis on? Vaatame korra sinna taha siis. Internet of Thingsi võib nimetada ka kui veebi generatsioon 3, et kui esimene generatsioon oli see, kus inimesed kõik brausid veebi, lugesid sealt uudisi ja nii edasi, ise nad sinna sisu ei loonud. Generatsioon 2 oli see, kus hakati ise sisu looma, kogu social tuli YouTube ja kogu see pool. Ja generatsioon 3 on siis see, kus ta ei ole ainult inimestel, ehk siis ka seadmed lähevad otse internetti. Mis see potentsiaali suurus on? Et ega hulk seadmeid on tegelikult internetis juba olemas olnud, jutu siis sensoritest kuni kohviaparaatideni välja. Praegu nad on üsna nagu peidus veel olnud ja kohati osutus nime all ka industrial internet. Nüüd hakkab aga tulema selgelt ka nurga tagant välja. See potentsiaali suurus on selline, et järgneva 5 aastaga prognoositakse, et seadmete arv netis kasvab rohkem, kui ta on kasvanud viimase 15-ga. Mul on selle kohta ka täpsemad prognoosid. Ta katab kõiki valdkondi. Et tark kodu selles on ainult üks alad. Alates transpordist, energiast, retailist kõikjale, et ta muudab nagu kogu majandusmudelit, ma ütleks, et igas valdkonnas, et tuleb ainult leida viis, kuidas seda enda jaoks ära kasutada. Nii nagu internet põhimõtteliselt muutis elukorraldust planeedil maa, nii muudab see veel kord. Ainuüksi 2014 aastal on toimunud selles valdkonnas järgnevad asjad. Säästes tõlke, ma jään slaide inglise keeles. Google ostis ära Nesti $3,2 miljardi. Et see on väga suur raha, et Motorola Mobility ostiti ära näiteks 12-ga, mis on nagu lihtsalt suurusjärgud võrdluseks. Nestil on täpselt 2 toodet, suitsuandur ja termostat. Nest ostis omakorda Dropcamera $0,5 miljardiga, Nest ostis veel ära Revolvi, kes oli targa kodu keskseadme tootja 300 miljoniga. Samsung tuli aasta alguses CES-il välja oma targa kodu demoga. Ostis ära 200 miljoniga SmartThingsi turult ja kogu septembris toimunud IFA keynote keereles neil ümber targa kodu ja targa elamise. Microsoft, Apple on oma tõetsad juba töösse pannud, Amazon käib mööda Silicon Valley't ringi otsib variante. Mäng käib ümber selle, et aastaks 2020 prognoositakse 28 kuni 212 miljardit ühendatud seadet. See lüües circa 8 miljardi inimese peale laiali, öeldes, et 4 miljardit neist ei ole internetis, tähendab 50 seadet per inimene. Minul on kodus üks connected device per iga 2 ruutmeetri kohta ja ma ei saa sinna keskmisele veel ligidale. Et see on see, mis see nagu igapäeva elus see tähendab. Eraldi huvitav maailm on selle taga, et mis on need teenused, siis, mis nende seadmete peal pakkuma hakatakse ja ülejäänud slaidi ma keskendun pigem sellele, et kuidas jõuda sinna, et see teenuste turg oleks avatud, läbipaistev, lihtne ja toimiks. Meil on seal oma plaanid ja mõtted. Et Internet of Things siis teistpidi vaadates, et kui internet võib öelda, et on ühendus väärtuse ja inimese vahel. Väärtuseks on siis üldine lihtsalt öeldes info või suhtlus teiste inimene edasi. Algust oli ühesuunaline, tarbiti internetis olevat väärtust, nüüd on ta 2-suunaline ja inimesed ise lükkavad seda väärtust üles, loovad sisu. Siis Internet of Things võib öelda, et see on ühendus seadmete ja siis väärtuse vahel, ehk siis seadmed hakkavad looma andmeid
nendest andmetest kaevatakse välja see oluline osa, need head raportid, need head analüüsid, mille pealt saaks ennustada tuleviku käitumisi, teha tarkasi otsuseid, suunata otsuseid seadmetesse tagasi, juhtida süsteeme. Aga üks probleem on seal, et praegu kuidas seda tehakse, on see, et mõeldakse välja mingisugune rakendus. Äpp siin väärtuses, siin slaidis alati tähendab nagu konkreetselt mingit rakendust. Tal on mingisugune killer value või ta pakub kliendi jaoks seda lahendust, mida ta ootab, olgu siis kas või kodujuhtimine. Selle jaoks tuleb panna hulgad device, korjata see kohalikus võrgus kokku see info, mingisugusesse kontsentraatorisse, transportida sealt ära, panna back-endis olevasse business-süsteemi, joonistada selle peale nägu, et klient suudaks seda tarbida ja siis moodustab niisugune vendor-specific kinnine vertikaal. See on ühe tootja põhine. Ja see on see, mis see kulumudel seal taga on. Iga lahendus ehitatakse A-Z-ina välja niimoodi, olgu siis kaugelt loetav reovee pumpamine või kas või siis energia lugemine või siis targa kodusüsteem, see, millega me turus oleme. Nüüd on küsimus, et aga kuidas nagu rohkem väärtust kätte saada, et igaüks ehitab oma vertikaali A-Z-ini ja siis kui klient ütleb, et väga äge, aga see äpp pole minu jaoks nii palju väärt, et ma oleksin nõus kogu seda stacki kinni maksma. Otsitakse viisi, et kuidas saaks tuua juurde, et kuidas veel rakendusi teha, kuidas seda sama vertikaali veel ära kasutada. Praegu, kuidas seda tehakse, on see, et tehakse ühekordsed integratsioonid. Nimetaks sul avatud API-deks ja nii edasi, aga sisuliselt nad ei ole, seal ei ole standardid, need on kõik ühekordsed. Ruttu on see pilt niisugune segane ja see ei skaleeru. Et ei ole võimalik kasutada e-tervise rakendus sõltumata tootjast niisuguse ühesuguse standardide alusel, et sõltumata, mis sensorid inimestel kodus on. Et siis jõudsime uue mõtteni, kuidas seda teha. Esiteks muidugi see mitteskaleeruv asi pildilt ära, toome asemele niisuguse ühe standardi alusel niisuguse kommunikatsioonikihi, millega suhtlemine nii altpoolt kui ülealtpoolt allub konkreetsetele standarditele ja kirjeldustele. Siin ta nimetab data flow kontrolliks või selleks kihiks, kus ühtlasi kasutaja määrab, et minu liikumisandurit saab kasutada näiteks turvafirma, sotsiaalhoolekanne jälgib, et kas mu vanaisa endiselt liigub, et ma võin seda sama liikumisandurit kasutada piiramatu hulga niisugustes rakendusteks või aplikatsioonides. Ja see toetab sama standardi alusel. Seda üleval olevat rakendust ei huvita, kes oli selle liikumisanduri tootja ja mis on see vertikaal nagu sealt edasi, kuna ta on standardiseeritud kiht vahel. Kuna need vertikaalid eksisteerivad, siis on ka 3 integratsiooni levelit olemas. Üks on see, et tehakse integratsioon ära selle keskse süsteemiga, serverpargiga. Sealt me saame ühest kohast kätte kõik device'id. Hea lihtne näide on näiteks Fitbiti käekellad, mis loevad samme. Me ei tahaks minna tegema integratsiooni igasse kui viimasesse käekella. Pigem me võtaks selle Fitbiti käest selle andmed ühest kohast kätte, me saaksime korraga kõik Fitbiti kasutajad tuua nende andmed välja teistele rakendustele. Samamoodi võiks rääkida Eleringiga, et äkki avame kõikidele kaugloetavatele lugeritele ligipääsu teiste rakenduste jaoks. Teeme ühe integratsiooni keskele ja saame kätte. Teine level integratsioonist on rääkida kohaliku kontsentraatoriga või keskseadmega ja 3. tase on siis, kui me räägime juba seadmega otse. Seadmega otse rääkimine eeldab, et see seade räägib juba otse interneti protokolli. Aga need seadmed on ka juba järjest turul olemas. Mis see siis tähendaks? See tähendaks seda, et kui praegu interneti kaudu suhtlevad device'id tegelikult räägivad ainult ühe äpiga või ainult ühe rakendusega. Ja kui seal on isegi midagi juurde toodud, mingid uued võimalused ja integratsioonid teiste teenuste pakkujatega, siis need on läbi selle äpi. Uues olukorras me tooksime need äpid otse ligipääsetavaks endale seadmetele. Samuti, kuna see on standardi alusel, siis oleks ükskõik üks tootja saaks tuua ka teisi äppe samamoodi. Ja siis me saame öelda, et meil on see ahel tervikuna kokku pandud. Et asjad saavad suhelda standardi alusel väärtust loovate rakendustega, mis siis loomulikult loovad väärtust inimestel. Kuidas seda pilti hallata? Siin on üks oluline trikk.
esiteks, kui võrrelda inimestega, siis inimesed, kui nemad hakkasid veebi kasutama, ise otsustavad, mis veebilehel nad lähevad ja nii edasi, neil on määratud ka hea kogus tarkus peas, siis keskmine sensor omades poolt taiki punkti kindlasti ei oska otsustada, milline rakendusega suudab suhelda või tohib suhelda. Mina ei tahaks, et minu külmkapp ise otsustab nurgas, kellega ta räägib internetis. See on minu asi. See toimub läbi trust centri, kus sa määradki ära, et minu sellel seadmel on okei suhelda selle teenusepakkujaga, jagada temale minu kodu energiainfot näiteks, kui see teenusepakkuja teeb mulle energiaanalüüsi. Tal on teenuspakkuja. Siis see on see koht, kus sa seda määrad, et millised device'id, kellega suudad suhelda. Usaldus selle keskuse vastu on väga oluline väärtus. See lihtsal põhjusel, et tema käes on võtmed, kuidas pääseda sinu seadmetele ligi. See peab olema usaldusväärne firma. Tema kaitseb sinu andmeid, mis sealt läbi liigub. Tema peab oskama öelda sulle tagasi, kes suhtles sinu seadmetega juhul, kui sul küsimus tekib. Mis kohe tekitab üles küsimuse, et millises juriidilises frameworkis see ettevõte töötab, kas ta on siin samas Eesti seaduspõhil või ta asub cloudis kuskil USAs või Kaimani saartel. Neid trust centreid võib olla erinevaid. Kohalikud, globaalsed, äriklientidele suunatud, eraklientidele suunatud või siis konkreetselt mingis tööstusharule suunatud. Ei ole mõtet panna trust centrisse kokku erakliendid ja näiteks naftapuurtornid, kellel on väga spetsiifilised rakendused näiteks. Pole mõtet. Klient ise otsustab, millisest trust centrit ta usaldab, sest sinna ta ühendab oma seadmed ja sealt hakkab siis ostma neid rakendusi ja teenuseid oma seadmete baasi peal. Ja selle otsuse aluseks on loomulikult siis usaldus, kelle juurde ma usaldan oma seadmed panna, mis teenused seal pakutakse, mis hinnaga. Ja kas nad teevad need teenused seda asja ära lõpuks, mis mul vaja on. Telekomid selles vallas on väga hea stardipunktis, sest et trust centri roll tegelikult on kommunikatsiooni võimaldamine ja selle püsti panemine, siis see on see, mida telekomid on teinud viimased 100 aastat. Samuti juba praegune kommunikatsioon on usaldatud nende kätte, see usaldusbaas on olemas ja see juriidiline framework ümberringi on paigas. Seal ei ole väga palju midagi juurde leiutud. Ehk siis see lõppolukord, mida me ootame niimoodi abstraktsemalt kujutatud on niimoodi, et me saame võtta ühe teenuse, mis võib kasutada sõltumata vertikaalist device või siis seadmed alt ja nende andmeid ristkasutada. Hea näide on see, kuidas Google'i Nest tegi koostööd ühe teise sammulugejaga ja mõtled selle peale, et okei, Nest kodu kütmine ja sammulugemine, mis see seos on? Seos tuli välja sellest, et kui sa ütled sammulugejale, et ma läksin nüüd magama, et ta su und mõõdaks, siis samaaegselt saab sinu küttesüsteem aru, et mindi magama, nüüd võib kütte välja lükata. Et niisugused kõiki seosed praegu me ei oska öelda ja selle platvormi mõte ongi see, et me võimaldame sellele ühendusel ja siis on edaspidi rakenduse arendajate fantaasia ainult piirab, kuidas need andmeid saaks ja seadmed saaks ristkasutada. Teistpidi saab kasutada ühte seadet paralleelselt erinevates rakendustes. Et ei oleks niimoodi, et kui mul on mingi konkreetne seade, on selle jaoks, siis kui ma tahan nüüd mõnda uut asja teha, siis me peab teise seadmed kõrvale panema. Kui ta mõõdab suht sama asja tegelikult. Et selle võtaksime ka kohe välja. Et võid kasutada paralleelselt. Näiteks mina võiksin oma kodustest temperatuuri anduritest jagada andmeid ühtlasi ka Tallinna ilmajaamale. Äkki nad saavad ilma selle pealt paremini ennustada. Ma ei oska öelda, mille jaoks. Ma oleksin seda nõus jagama neile. Et see on teine väärtus, mis selle platvormil on. Ja siia pildi peale tõime siis ka ära, mis need integratsiooni tasemed, et siin on kõlas KNX juba läbi siin 2 päeval ja siin on teised protokollid, et nendega saab allpool edasi minna. See ei sea mitte mingit piirangut sellele, et mis siis kodus sisemiselt võrgus, mis protokolliga info kokku veetakse. See platvorm tegeleb alates IP-kihist, et kui asjad räägivad juba interneti protokollis, sealt mõt edasi, kuidas toimub ja tagab seal turvalisused ja kogu muud teemad. Üks slaid siis tegelikult selle kohta, et aga kuidas nüüd siis tark kodu ja tark linn kokku käivad. Et kui me võtame selle sama pildi aluseks ja paneme üks väikse joone vahele,
et meil on nagu erasektori rakendused ja erasektoris kasutatavad seadmed ja siis avalikus sektoris rakendused ja seal kasutatavad seadmed. Ma väga hea meelega erasektori rakenduses kasutaksin mingisugused seadmete andmeid, mis tegelikult on üles pannud avaliku sektori poole pealt. Ehk siis seesama on see tark lambipost mu maja ees, mis mõõdab ka õhu kvaliteeti. Ma sellega saaksin seda andmeid hea meelega kasutaksin oma targa kodujuhtimises, mille ma olen oma erainitsiatiivist üles pannud selleks, et juhtida siis kas näiteks ventilatsiooni, et kui on hea õhk, siis puhume läbi ja kui ei ole hea õhk õues, siis ei puhu läbi. Et just nende andmete ja ligipääsude ristkasutus oleks see koht, kus avalik sektor võiks avada enda käes olevad mitte ainult andmepangad, nii nagu Helsingis oli hästi tehtud, vaid ka seadmete reaalandmed nii, et erasektori rakendused saaksid neid ristkasutada uuesti ja uuesti. Sellega see sama seade tegelikult teenib seda avalikku väärtust ju mitmekordselt. Mitte ainult see, mida avalik sektor ise suutis välja mõelda, milleks vaja on, vaid ka mõelda mingi uus rakendus välja, kuidas seda kasutada. Et see on see lihtne trikk, et kuidas tark kodu targa nagu linnaga kokku käib. Oluline mõelda seda, et okei, et väga hea pilt, see on ju kauge tulevik, et mis seisus me praegu on. Praegu ma ütleks, et praegused lahendused on niisugused esimese generatsiooni lahendused. Nad teevad selle vertikaali A-seti ja tihtipeale ta on nagu ühe use case'i või ühe konkreetse asja jaoks valmis tehtud. Teine generatsioon on see, kus tehakse tegelikult juba seda nagu risti-rästi integratsioone, aga sellega on see mure tõesti, et seda saab teha ainult piiratud hulga, sest et siis lihtsalt see keerukus ei ole enam hallatav. Ta läheb käest ära. Ja kolmas generatsioon ongi see, mida me tahame pilootida see aasta, et kus oleks see läbi standardiseeritud kihi, kus saaks proovida suvalisi andmeid, suvalisi seadmeid kokku tuua, pakkuda välja näiteks Garage 48 üritusele, et kuulge mehed, et siin on siuksed seadmed, siuksed andmed. Kas teil on ideid, mis rakendusi pealt nende peale teha? Et keerata lukust lahti nagu see innovatsioon, et ta ei oleks ainult nende üksikute selles vallas tegelevate inimeste kontorites kinnis innovatsioon, vaid iga inimene võib sinna midagi peale arendama minna. Üsna samamoodi nagu nutitelefon tegi, et igaüks võib äppe sinna peale kirjutada. Ja siis ka mõned niisugused väljakutsed, mis selles vallas on, et mille peale tasub alati mõelda, et kust need tulevad siis nende uued kasutusjuhud või kasutusideed, et kuidas need andmeid kokku kasutada, et ma tõin siin praegu mõned näited ainult, aga tegelikult see on väga suur valdkond, kust otsida neid, sest see on uus maailm. Kui internet hakkas levima, siis keegi ei kujutanud tol hetkel veel Facebooki, et nüüd on pool inimkonda seal peaaegu on ju. Et neid ideid praegu tuleks nagu otsida, leida ja kohe proovida, kas neid saab teha. Teemaga muidugi see, et mis soov on praeguste tehnoloogiate omanikel avada neid vertikaale, neid lubada neil digipääse. Siis on puhtalt tehniliselt, isegi kui see tehnoloogia omanikul või ütleme nii, et siis kohalikul omavalitsusel iganes on see kauglugemissüsteem, ta võib isegi tahta. Aga kui tehnoloogia tarnija jälle seda tehnoloogiliselt ei võimaldada, siis on tahtmine ei aita, sa ei vaheta välja. Uute ostude puhul tuleks alati küsida, et okei, ma ostan praegu see tehnoloogia, kas ma müürin ennast järgmise 5 aasta pärast nurka kinni? Et mis generatsiooni tegelikult süsteemi ostan? Ja muidugi trust ja security on teema, et nii kui ükskõik mis asi ühendaks internetti, oleks mõistlik lasta IT-turva inimestel sellele ka peale vaadata. Sest et just siin paar nädalat tagasi oli Rootsis case, kus satelliidi juhtimiskeskused võeti üle ja nii edasi, sest et see automaatika ja niisuguse süsteemide inimesed panid asjad internetti, aga nad ei olnud teadlikud nii palju nendest riskidest, mis teile omakorda internetiga kaasavad. Et see on nagu see koht, kus kindlasti tuleks võtta IT-inimesed appi. Ja sellega lõpetaksin.